Euroopa Komisjon on Eestile määranud 546 miljonit eurot, aga põllumehed kardavad, et kogu see raha ei lähe sugugi mitte põllumajandusse. Ja seda olukorras, kus meie põllumeeste toetused on umbes poole võrra väiksemad, kus mitu aastat on töötatud kahjumlikult ja kõik hinnad on tõusnud. Põllumeheks on keeruline, et ega hinnad on ju, kokkuostuhinnad on ikkagi langenud, piimahinnad on langenud, teraviljad on madalad, samal ajal väetised ja sisendid järjest kallinevad, kütus kallineb, tulevik on ebakindel. Me oleme siin ja me näitame ennast, et me oleme olemas, et meid võetakse kuulda. Eelkõige oleme siis tulnud välja sellepärast, et valitsused nii-öelda tegemata ja tehtud otsuste pärast, mis on siis mõjutanud oluliselt meie põllumajandussektori tänast seisu, kuhu me siis jõudnud oleme. Ja see seis on tegelikult väga kriitiline. Siiani on Eesti põllumehed saanud Euroopa Liidust kõrvamärgistatud ehk sihtotstarbelist raha. Muutused toimuvad 2028. aastal, mil sihtotstarbelist raha põllumajandusel on oluliselt vähem, kuid lisandub ebavõrdsete toetuste kompenseerimiseks summa, mis ongi mainitud 546 miljonit eurot. Konks on nüüd selles, et sellele rahale pole Euroopa Komisjon pannud kõrvamärki külge, mis tähendab seda, et ta nagu öelnud, et see on selleks mõeldud, aga tegelikult siseriiklikult võib otsustada, kuidas iganes. Ehk et meie siis valitsus võib langetada otsuse, nagu nendele meeldib nii-öelda. Ja me ei ole täna nagu kuidagi kindlad ega veendunud ega seda sõnumit saanud, et see raha kindlasti põllumajanduse toidutootmisesse läheb. Et meil on olnud erinevaid jutuajamisi ja seetõttu me siis tulimegi ennast näitama, meelde tuletama. Kuna kogu see loogika on ju muutunud varasemast siis riigi tasemele ja riigi plaani tasemele, siis me olemegi täna selleks siin, et tegelikult selle aktsiooni käigus näidata, et sektor on olemas ja sektoriga tuleb arvestada. Ja see on, ma arvan, et üks selline väga esimene signaal kogu selle siis eelarve läbirääkimiste osas. Tegelikult järgmise programmperioodi eelarve läbirääkimistel on põllumajandusele oluliselt vähem niinimetatud kõrvamärgistatud vahendeid, kui see on olnud tavapäraselt, mis on nagu selgelt siis pannud meid seisma ühiselt oma siis huvide eest, et tegelikult põllumajandusvahendeid meie konkurentsivõime siis parandamiseks ja konkurentsivõime siis tugevdamiseks ka Euroopa Liidu ühisturul saavutatakse. Midagi ei ole veel otsustatud, kuid jäme ots on siiski valitsuse ja Riigikogu käes, kes peavad suvel hakkama arutama, kuhu paigutada sihtotstarbest lahti seotud 100 miljonid. Need arutelud seisavad meil ees augustikuus koos riigieelarve aruteludega, et see on ettepanek, millega mina sinna lähen ja see siis selgub arutelude käigus. Mõned aastad on põllumajandussektorile väga keerulised olnud. Uus Euroopa Liidu rahastusperiood ootab ees. See on täiesti uue struktuuriga kui varem, kus põllumajanduspoliitika oli eraldi poliitika. Nüüd jagatakse seda riigi tasemel ja see sõnum on vaja kindlasti edastada. Riigikogu täiskogu istungil oli täna arutelu all Maaelukomisjoni algatatud olulise tähtsusega riiklik küsimus, põllumajandus ja toidutootmine kui strateegiline majandusharu. Muuhulgas tõstatati ka eelpool korduvalt räägitud 546 miljoni saatus. Põllumehi on pannud muretsema ka see, et kas see raha, mis on Euroopa Liidus kokku lepitud, jõuab kõik põllumajandusse. Et vähemalt siin saalis ja Maaelukomisjonis ei sea seda keegi kahtluse alla ja ka peaminister on tegelikult öelnud, et põllumeeste konkurentsivõimet tuleb tõsta ja üks osa sellest on see, et need planeeritud rahad jõuaks kõik sellesse sektorisse. Ja tegelikult on üsna hea, et põllumehed oma traktorid täna välja tõid, sellepärast et see osutab ka tähelepanu ja minu arvates väga tunnustusvääriv on see, et nad olid valmis minema ka lasteasutustesse, koolidesse, lasteaedadesse rääkima, kus see toit tuleb, et pahatihti, kui poes on kõik saada, siis me iga päev selle peale ei mõtle, aga isevarustuse tase ja ise hakkama saada ka siis, kui võivad piirid kinni minna, on riigile strateegiliselt ülioluline.